ilusti tuleb praegu. Väga raske on. Mis ma teen seda? Mis ma teen? No nii, alustame siis nüüd jutu osaga. Nagu te näete, siis Taamaal onu Väino Lentsment teeb juba rada korda homseks meile ja tundub, et see õnnestub tal päris hästi. Seekord siis vlogis ma proovin ja teengi rohkem tegusid ja videosi kui juttu, kuna eelmisest vlogist ehk siis Euroopakate vlogist tuli pigem tuli lühifilm. Et seda küll kiideti palju, aga lihtsalt öeldigi, et pidi võtma eraldi aja selle jaoks siis vaadata, kuna lihtsalt jumal, ma ka ei teadnud, et nii pikk tuleb. Ja mõelgi vaid, ma pidin seda veel kokku panema. Et seekord jah, ma luban, tuleb lühem ja konkreetsem. Aga siis räägime asjast. Punkti seis, oh my god, väga tihe. Ühesõnaga, olen siis konkreetselt ja kindlalt teisel kohal. No, tegelikult ei ole mitte kunagi mitte midagi kindlat ennem, kui viimane etapp on läbi. Kuna ma olen suutnud siin ennast praadida nüüd igasuguste võimalike võimsate mõtetega, mis siis tõesti saab, kui ma ei saagi seda Eesti meistritiitlit. Bla, eks ju. Aga fakt ja reaalsus on tegelikult see, et ma pean natukene maa peale tulema ja mõtlema ja võrdlema natukene neid konkurente, kellega ma seal eesotsas pusin. Kui vanalt siis nemad on reaalselt alustanud ja kui vanalt mina olen alustanud. Et tegelikult ma peaks olema sigasiga õnnelik, et mul ei ole olnud selle oma Meltcrossi karjääri jooksul tõsisemaid vigastusi. Tui.
te nägite seda. Et ma olen selles suhtes suutnud ikkagi mõistusega areneda terve selle 5 hooaja jooksul, et tõesti ei ole juhtunud midagi tõsisemat, kuigi oi, te ei taha teada, kui lähedal on olnud. Ma ei hakka üldse rääkimagi. Ühesõnaga, kõik on läinud õnneks siiamaani ja ma teen ja annan endast parima, et ka tulevikus läheks kõik hästi. Kuigi ma olen üks hästi kannatamatu isiksus tegelikult, siis see kross on nagu mulle õpetanud seda, et nagu tuleb ikkagi olla jalgadega maha peal ja pigem arendada tasa ja targu kui see, et hakata rapsima ja tormama. Ja see mõte mind ka natukene rahustab homse puhul, et isegi kui ma ei suuda teha seda pingutust, et võita see Eesti meistritiitel, siis ma pean olema kuradima õnnelik kõigi oma saavutustele siiamaani. Sest on tulnud nüüd otas ma mõtlen. Karksinojas 1 etapivõit ja Pärnus üks sõiduvõit. Ja. Et siukest asja ma tegelikult sellel aastal ei oleks elu sees osanud oodata nagu. Et just see, et esimesel etapil reaalselt ma võitsin terve etapi, ma olin nagu what? See oli lihtsalt ebareaalne. Et jah, ma pean olema väga õnnelik selle üle. Mitte selle üle, vaid selle üle, mis ma siiamaani saavutanud olen. Ennast kiitmast ma ei väsi, tegelikult ma ei oska ennast kiita üldse palju, aga ma olen õppinud seda. Ühesõnaga homme lähme täiega peale, aga ma kasutan väga palju mõistust, ülla, eks ju minu puhul. Ja vaatame, mis saab. Mina ootan igatahes väga seda homset juba, sest et see on uskumatu, kuidas Väino juba seda rada teeb siin. Ega ma hoian silma peal ka. See tuleb ikkagi tähtis ettevalmistus Väinol olema. Siin homse jaoks teeb siukest rada mulle praegu. Eile me siis tegime kõik võimalikud ettevalmistused ära. Bussi pesime ära, koristasime seest ära, siis tsiklil vahetasime tagavälje uue kulbiga alla. Hammakad, keti, jalaraudade naelad vahetasin ära. Esipidurid klotsid, rutskad, sadulakatte, plastikud, kleepsud. No me tulime ikka täis laksuga peale. Nii, rajameester Väino tegutseb siin juba, kuna täna asjad tegid puhta töö siin raja peal, siis homseks on vaja rada korda saada. Vaatame, kas ta mind peale ka võtab või? Väino, kas sa mind peale võtad või? Yes! Oota! Oba! Kägin, oota. Ei ole hullu. Ma väiksena olin ka issil traktoris. Oba! Ma saan homseks rada valmistada endale. Kägi. Ei ole hullu. Ühe õhtuga siukest rada korda teha, no see on ikka rets, no. Aga mis sa teed? See on see rajaomaniku elu. Aga kuna kell on juba nii palju, siis tuleb hakata sättima vaikselt. Ühesõnaga, me lähme käime veel poes ära, siis näitan teile oma telkla ära, mis me täna püsti oleme saanud. Homme tuleb veel hommikul Marleen liitub meiega. Ja siis vaatame, mis ma teile vaikselt siin suudan kokku kompunnida.
tere hommikust kõigile. Ühesõnaga sain nüüd hommikuse äratusjooksu tehtud ja ma tulingi siit raja kaudu vaatama veel, kui imelist tööd Väino eile tegi. Täiesti uskumatu. Lihtsalt neil on kindlasti ülimalt raske, kui on 2-päevased võistlused ja peab õhtul tegema kõik raja korda järgmiseks päevaks ehk siis pühapäevaks. Ja jah, selles suhtes ega siin nalja ei ole, aga rada on palun väga korras. Nii et respekt kõigile, kes teevad radasid ja kelle juures toimuvad 2-päevased võistlused. See ei ole naljaasi. Nüüd on siis plaan minna sööma, kell on 7:30. Ja siis veel viimased ettevalmistused ja varsti ongi siis juba ajasõit. Tehniline kontroll on ka enam seda muidugi. Ajasõit on meil siis 8:55. Nii et ma juba nii ootan, et saaks lihtsalt peale keerata. Õudne. hoopis teised trajektorid, kõik ülejäänud isesid. No nüüd lähevad mehed panid karsele maha, nemad lähevad tongivad kõik jälle üles, et saab. Otseselt natukene vähem, aga võimalusi. Ma räägime nii lõppama, ma pädelen ka tõunäiste rallis, kui rallis toone. Täna on käes. Niisiis täna teine Karl-Leen Randver. Läks. Väga hästi. Rada oli palju raskem kui esimeses sõidus. Aga tuli leida uued trajektoorid ja keskenduda sellele, et mitte kukkuda. Ja lõpuni finišis kindlal kohal. Nii et Eesti teine 2022 tuli ära. Jõudsime siis Otepääle. Kuna peale viimast sõitu oli pakkimist nii meeletult palju ja läks kiireks, siis ma ei jõudnud seal mingit jutustamist teha. Ja mõtlesin, et nüüd kui Otepääle jõuan ja lähen taastusjooksu tegema, siis
natukene räägin teile emotsioonidest ja muljetest. Yeah, we did it! Teine koht Eesti meistrivõistlustel saavutatud. Kindla sõidu ja lõpuni tulekuga. Kukkumisi mul ei tulnud, mis on väga-väga suur asi minu jaoks. Kuna see kiirus, millega ma jahtisin siis Kadrit ja üritasin ta tempos püsida, oli tegelikult minule midagi väga uut. Et fakt ongi nagu see, et Kadril on tempo kõva ja ma suutsin püsida mõlemas sõidus seal teatud aja, aga lihtsalt mul ei ole veel piisavalt kogemust ja seekord vedas mind ka füüsiline pool alla, sest see köha on olnud meeletu. Ja nüüd, kui kõik on läbi, tähendab siis see meistrikad ehk siis kõige tähtsam võistlus ja sellel hooajal, siis nüüd ma hakkan sellega tõsiselt tegelema, sest seega see naljaasi ei ole. Ühesõnaga, sõitudes esimeses sõidus siis pidasin ilusti vastu 2-3 ringi Kadri tempos, aga siis ma tundsin, et asi läheb pigem nagu üle minu võimete sõitmiseks ja ma tundsin et konkreetselt nagu see tempo, mida Kadri loob ees, et see ei ole veel minu nagu väärne. Issand, ma ei tea, kuidas see nüüd kõlas. Ühesõnaga saite aru, kuidas ma mõtlesin. Ja pigem ma nagu jätkasin kindlat sõitu enda tempos ja lõpuni välja. Ja see õnnestus vägagi super hästi ja vahe siis Kadriga ei jäänudki eriti väga ulmeliselt suureks, mis on ka mulle väga suureks arengu näitajaks. Ja teises sõidus ma olin isegi täiesti liidrina. Ma ei mäleta, mul on pea nii sassis nendest sõitudest. Liidrina sõitsin mingi äkki ring või 2-3, ma ei tea, midagi siukest. Ja Kadri oli siis mul nagu järel. Ja ma tundsin seda survet ja seda pinget. See ei olnud esmakordne, kuna sellel hooajal on ennemgi olnud etappidel niimoodi. Aga siiski ma tundsin, et ta läheb must reaalselt kiirusega mööda ja jätkasin jällegi omas tempos ja lõpuni välja. Rada täna oli vägagi sõidetav võrreldes eilsega, mis seal toimus. Mina isiklikult nautisin täiega täna seda rada, tuli lihtsalt osata lugeda seda rada nagu endale võimalikult säästvaks. Millega ma rahule ei jäänud kindlasti enim on stardid. Ei õnnestunud need nii hästi, kui tegelikult ma startides olen võimeline startima. Et esimeses stardis ma olin teine ja teises stardis tegi Väino Lensment pika puuga lihtsalt naistelt täiega ära. No, see oli nii võimas lihtsalt. Ühesõnaga, lõpp hea, kõik läks plaanipäraselt. Kui nüüd rääkida ja mõelda natukene võrdlusmomente siis eelmise aasta meistrikatega, siis ma usun, et ei pea väga palju eraldi ütlema, et arenguprotsess on olnud päris kõva. Ses mõttes, et see konkurent, kellega ma eelmine aasta pusisin, sai sellel aastal alistatud ja ma olen tänulik üleüldse tegelikult sellele top 3 konkurentsile, et nad on ja pakuvad seda konkurentsi, sellepärast, et ilma nendeta ei oleks arengut. Et väga, väga vinge ja ma loodan, et tulevikus tuleb siiski ikkagi kas või Soome poole pealt siis juurde seda kõvemat konkurentsi, sest et Eestis on alles voolimas need uued konkurendid ennast siis selleks, et nad suudaksid esiotsale ka pakkuda konkurentsi, aga tuleb ja miski sellel alal ei juhtu üleöö. Anyways, oleme õnnelikult kodus ühes tükis. See, et meistrikate viimane etapp oli, ei tähenda veel, et hooaeg läbi oleks. Ehkis on meil veel sõita 2 etappi. Muideks kõigile, kes ehkis on nüüd jälginud see aasta sõita
ja on näinud, et ja on tähendab küsinud siis, et miks ma nagu sõidan seda veel, kui on nagu nii pika puuga olen ees ära, siis teadmiseks, et tõesti ma sõidan selle hooaja veel lõpuni seal ehkis naisteklassis ja järgmisest hooajast ma siirdun siis kindlasti mõnda meesteklassi, et oleks arengut ja pusimist rohkem. Ja siis on meil veel sellel hooajal ees kas 2 või 3 kestvuskrossi etappi, nii et lahinguid veel jagub ja hooaeg kindlasti ei lõppenud täna. Treenime kindlasti edasi, lihvime oma nurki ja vaikselt mõtleme juba järgmise hooaja peale. Ja täiesti lõpetuseks sooviksin ma tänada absoluutselt kõiki, kes on olnud ja on endiselt veel minuga sellel teekonnal ja abistavad mis iganes moel. Täna sooviksin välja tuua enim absoluutselt Gerdi, kes on talunud mind ja minu neid meeletuid emotsioone ja vahest ka vihapurskeid. Aigar Ütsi soovin eriliselt tänada, kuna ta tuli oma pilliga ka siis appi mulle, et igaks juhuks, kui miskit mul peaks enda rattaga juhtuma, siis ma saan tema tsikliga minna kohe peale, sest meil on samad rattad. Ja siis Mairo Soometsa kindlasti, kes alati tuleb ja on kõik võimalikul moel abiks, et mul oleks võimalikult vähe endal asju teha ja mille pärast pabistada. Ja siis kindlasti üks salajane toetaja, jällegi tea, et sinu panus oli jällegi väga tähtis ja suured tänud sulle. Absoluutselt ka olen tänulik kõigile teistele mu toetajatele, kuna see krossi suur pusle siis koosleb nagu kõikidest nendest väikestest tükikestest ja kui üks tükike on puudus, siis paratamatult sul ei ole see tervikpilti ja hetkeseisuga mul on see tervikpilt ja tänu sellele on olnud ka areng ja olen püsinud tervena, mis on olnud ka väga-väga suureks eesmärgiks sellel hooajal, kuna jah, on raske teha arengut kogu aeg kiiremaks ja paremaks ja mida veel sinna juurde ja samas ka jääda terveks, et ei juhtuks midagi. Nüüd täiesti lõpetuseks. Aitäh teile vaatamast, loodan, et teile meeldis. Jälgige minu krossindust Instagramis Dragar551 ja Facebookis Karleen Randver #551. Aitäh teile ja kohtume radadel või kuskil muul ajal. Tšau!